Tere kõigile, Ernest Bondarenko taas siinpool. Täna räägime sellest, mida restoranid ei taha, et te teaksite. On vähemalt 3 keerulist ülesannet, mida peakokk peab samaaegselt lahendama, et restoran jääks ellu. Te ei oskaks iial ära arvata, kuid esimene asi on teie turvalisus. Eestis peate restorani avamisel veenduma, et kõik teie protsessid on ohutud. See tähendab, et määrdunud nõude ja valmistoitude teed ei tohi kunagi ristuda. Toidu valmistamiseks, säilitamiseks ja toodete vastuvõtmiseks on konkreetsed protsessid, mida tuleb rangelt järgida. Kogu köögipersonal ja üldse kõik, kes kööki sisenevad, sealhulgas kelnerid, on kohustatud läbima toidu ohutuse kursused. Kuigi need protseduurid on sageli ainult formaalsus, et Toiduamet annaks oma nõusoleku koha avamiseks, pistelisi kontrolle tehakse harva. Siiski neid juhtub. Ja kui restoranis on rikkumine, näiteks kui keegi saab toidumürgistuse, on järgnev kontroll väga põhjalik. Inspektor kontrollib kõike, alates külmiku termomeetritest kuni mikrobioloogiliste proovideni igast võimalikust kohast. Ideaalne toidu ohutuse hoidmine on suur väljakutse. Seega hoiavad enamikud restoranid puhtuse ja korra kultuuri, et sellist kontrolli üldse vältida. Teine ja vaieldamatult kõige olulisem aspekt restorani omaniku jaoks on see, et restoran peab teenima tulu. Restoran ei ole heategevuslik asutus, see on äri. Ja kuidas äri toimib? Sa ostad odavalt, müüd kallilt. Koostisosade maksumus peaks olema oluliselt madalam kui hind, millega rooga müüakse. Restoran peab katma palju kulutusi, alates rendist kuni palkadeni. Kui 10 inimest tantsib ühe supipoti ümber, pead sa seda suppi müüma vähemalt 10-kordse kõrgema hinnaga. Ja ega see ei ole väga lihtne ülesanne leida piisavalt kliente, kes on nõus selle eest nii kõrget hinda maksma. Lõpuks jõuame ka 3. punktini, maitse. Võib-olla arvasite, et see on esimene, aga ei ole üldse. Maitse puhul on mitu kategooriat. Ühes äärmuses on kohad, kus valmistatakse midagi, mis sa oma koerale ei söödaks. Me saame seda nimetada ebameeldivaks. Õnneks pole selliseid kohti palju, kui neid siiski leidub, sest maitse on väga subjektiivne asi. Mis ühele meeldib, ei pruugi teisele üldse meeldida. Teises äärmuses on gastronoomiline sündmus. Toit maitseb erakorraliselt hästi ning on samal ajal ka meeldejääv ja üllatav ka ja muusika on õige ja muidugi teenindus. Ka neid kohti on harva, vähe. Keskel on tegelikult veel 2 kategooriat, ma nimetaks neid normaalne ja hea. Normaalne, see on ohutu, tavaline ja üldiselt mitte halb. See on nagu firma söökla, kus sa mürgitust ei saa, aga midagi erilist see ei ole ka. Ja hea, see on eine, mida naudid koos sõpradega, vein voolab, toit on hea ja lahkute kõik rahulolevad. Soovides ühel päeval võib olla tagasi ka tulla. Enamik restorane püüdlebki kas normaalset või head toitu pakkuda ja tegelikult kummagi saavutamiseks tuleb umbes sama palju vaeva näha ja koostisosi varustada. Peakokal on harva inspiratsiooni luua midagi tõsiselt erakorralist. Sageli sõltub kliendi rahulolu ka vähem peakokast ja võib-olla rohkem külastaja seltskonnast ja üldisest meeleolust. Kas ta on saanud mingi kõne abikaasalt või mitte, näiteks, kui oli sõbradega restoranis. Ja tihtipeale mõistab kokk, et liigne ajakulu ning ekstravagantsete koostisosade kasutamine ei pruugi olla seda väärt. Ja ta läheb kergemat teed pidi. Näiteks võtame noor ema, olles väljas, läheb lapsega restorani, et vältida rämpstoitu ja ta tellib lapsele roa, mida ta oma lapse põlvest mäletab, näiteks kartulipuder viineritega ja endale omletti. Omlett on ohtralt ürtidega kaunistatud ja ka natuke seal kartulipudru peal ka. Omlett on valmistatud
tegelikult munapulbrist ja piimapulbrist, mis on ultratöödeldud tooted. Sama kehtib ka kartulipudru kohta, mis on valmistatud ka pulbrist ja viinerid on valmistatud kes teab millest. Kogu see ultratöödeldud toodete komplekt on seejärel kaunistatud natuke ürtidega, et luua värskuse ja maitse illusiooni. Enamik kliente ei märka ega kurda. Need koostisosad on üldiselt veidi odavamad, neid on lihtsam ja kiirem valmistada ning need on kooskõlas äriloogikaga. Samuti on need ohutumad, sest nad ei rikne nagu värsked päris koostisosad. Kokal võib olla ka mitu pulbrivalikut, mis sobivad klientidele, kellel on erinevad allergiad või siis talumatused ja nad võivad pikalt seista, kuni keegi tellib näiteks laktoosivaba omletti. Ja tegelikult ma arvan, et toitu saab valmistada kõigest, mis pole keelatud, kuid igal kliendil on õigus teada, mida nad söövad. Kahjuks ei ole see õigus meil Eestis piisavalt tagatud. Seepärast lõimegi veebiplatvormi nuto.ee ja see võimaldab restoranidel sisestada kõik kasutatavad koostisosad ja luua QR-koodi. Klient saab seda koodi skaneerida, näha menüüd ja klõpsata igal roal, et näha toitumisalast teavet. Kalorid, valgud, rasvad, süsivesikud, suhkur ja sool ning täieliku koostisosade loetelu nii eesti kui ka muudes keeltes. Teenus on odav restoranidele ja täitsa tasuta lõppkasutajale. Euroopa Liidu regulatsioonide järgi on teil õigus sellele teabele, kas suulises või kirjalikus vormis, kuid enamik restorane seda ei paku. Võite proovida küsida mõne roa täieliku koostisosade loetelu ja kuigi kelner ei pruugi seda teada, on nad tehniliselt kohustatud seda esitama. Aga mis puutub toiteväärtust, seda minu teada ei arvuta vist ükski Eesti restoran. Muidugi peale McDonald's ja Hesburgeri. Kui ka sina arvad, et see on probleem, siis pane sellele videole like, jaga oma mõtteid kommentaarides. Kui sul on küsimusi, siis küsi julgelt ja kui sa oled restorani omanik, kellel pole midagi varjata, sest pulberkoostisosade kasutamine ei ole alati halb, kui klient sellest teab, siis teeme koostööd. Aus ja läbipaistev olemine on minu arvates alati parem. Ma panen siia kuhugi oma e-posti ja kirjuta mulle ja näeme teiega kõigiga varsti jälle. Head aega!